Nüüd räägime aga võõrtööjõust. Eestis on paljud ettevõtted suuremal või vähemal määral oma tegevuse üles ehitanud välistööjõule. Enamik neist on seaduskuulekad, ent paraku leidub neidki, kes kasutavad välismaalasi jultunult ära. Milliseid probleeme meil esineb ning kui kriitiline on olukord, seda arutame Õhtulehe ajakirjaniku Kristjan Väliga, kes antud probleemi sisse põhjaliku pilgu heitis. Tervist! Tere! No rääkides välistööjõust ja peamistest probleemkohtadest, siis ma küsiks kõigepealt, et millistest sektoritest me eeskätt räägime? No põhiliselt ikkagi ehitus ja ehitusel järgneb siis toitlustus ja siis ka hooajatöö on selline, mis on väikest viisi murelaps. Et need on need töökohad, mida armastatakse täita siis välistööjõuga? Jah, et no ehitussektoris ongi ajalooliselt see juba niimoodi olnud ja mitte ainult Eestis, vaid mujal ka, et see on selline sektor, kus on hästi palju mitmetes riikides ongi, Eesti inimesed on ju käinud ka nagu Soomes hästi palju ja Norras ja Rootsis, et see on ka ajalooliselt teada-tuntud asi. Aga mis riikidest meil see välistööd enamasti pärit on, kui me räägime just nimelt ehitussektorist praegu näiteks? Ma ehitussektorit nagu täpselt ei tea, niimoodi öelda kohe peast, aga kui me räägime üldse selles mõttes välistööjõust, siis on ikkagi Ukraina ja mis seal on need Moldova ja siis need nii-öelda stanriigid, Kasahstan, Usbekistan, kõik need, et see nimekiri riikidest on üsna pikk, kes siis inimestest, kes siis Eestis on nagu lühiajalise tööloaga, et jah. Ja mil moel neid välismaalasi, need probleemid, millega sina enda artiklit kirjutades kokku puutusid, et mil moel neid ekspluateeritakse ja manipuleeritakse, et kus need probleemid tekivad? No seal ongi lihtsalt see, et nad tuuakse, kas siis tuuakse Eestisse selles mõttes, et mingisugune tööandja lausa organiseerib mingi bussi, lennupileti, mis iganes on ju, või siis nad ise siis nagu enda jõul tulevad on ju. Ja asi ongi selles, et kui me räägime nagu nendest nii-öelda ekspluateerimistest, siis enamasti ongi need juhtumid, kus on siis nendest riikidest, mis on siis nii-öelda meile nagu üsna kauged, nii siis ühiskondlikult kui ka siis füüsiliselt on ju, ehk siis pealmiselt on need igasugused ongi Türkmenistan, Usbekistan, kus siis see keele osas ka need inimesed tulevad nagu väga võõrasse keskkonda, et nad ei oska tihtilugu ei inglise keelt, ei vene keelt, eesti keelest rääkimata on ju, ja siis nemad nagu pannaksegi sellisesse olukorda, kus nad on väga väikeses kogukonnas ja siis see kogukond ongi ainus, mis neil on, ainult et see kogukond siis ongi sisuliselt ju need samad töötajad, kes on ka nagu mingil hetkel siia tulnud ja siis need, kes on samamoodi nagu sellises sundseisus. Ehk siis piltlikult öeldes ongi see, et sa oled võõras kohas, sul ei ole siin lähedasi, sa tulid oma viimase raha eest siia ja siis see töökoht ongi su ainus nagu nii-öelda siis midagigi on ju. Aga kus tekivad probleemid, et kas neile ei maksta palka välja või kuidas nendega käitutakse? Et sa olid enda artiklis lausa välja toonud võõrtööjõu orjastamine. Et orjastamine on päris karm sõna, et mis selle taha siis peitub, et sa ütleme, julgesid seesuguse näite sinna tuua? No orjastamine ongi nagu siis asjas lihtsas keeles nagu öelduna siis see, et kui sa oledki, sind on pandud sellisesse olukorda, kus sul ei ole siis sisulist pääseteed. Ehk siis sa oled totaalselt tööandja meelevallas. Jah, ja selleks ei peagi sul olema mingisugune niimoodi, et keegi hoiab sind nagu lukudaga, aga see lukudaga hoidmine ongi lihtsalt see, et sulle nagu sind manipuleeritakse, sulle valetatakse, sa oled sõltuv siis sellest nii-öelda elukohast, ütleme, mis on hästi tähtis, on, et keegi taha lageda taeva alla sattuda, sa oled sõltuv siis sellest rahast, on, mis on nagu võib-olla pisku, aga ikkagi sa saad selle, ehk siis see kõik kokku siis on siis nagu nii-öelda siis kokku on siis ekspluateerimine või siis Aga räägime ikkagi sellest probleemi olemusest, et mis see enamasti see kaebus siis on, et kas ongi see, et rahasid ei maksta välja või on seal midagi veel? See ongi hästi keeruline, et enamasti on mingisugune asi on rahadega ka ikkagi. Selles mõttes, et meil on seadusest tulenevalt piirmäärad, et mida peab maksma, aga lihtsalt ettevõtted hiilivad sellest kõrvale, selles mõttes, et hästi paljud need töötajad, kes siis jõuavad siis sinna, ütleme, politseisse või siis nagu siis mõnesse muu mingi riigi abi poole, siis nemad kuulevad esimest korda üldse mingisugustest tööjõuseadustest ja asjadest, et
et hästi tihti on jah see, et raha makstakse kas siis liiga vähe, töötundide arvestus on hästi siukene, ise nagu mõeldakse välja, et umbes öeldakse, et Eestis on normaalne, kui sa oled 12 tundi, 6 päeva nädalas, mis iganes. Eks see on hästi individuaalne, aga põhiliselt on jah lihtsalt see, et mingisugused probleemid rahadega ja. On meil ka mingisugune blacklist või see on nii-öelda must nimekiri, kuhu need firmad üles lähevad, mis takistaks neil võib-olla edaspidi selliseid tegusid teha? Ma arvan, et riigil on, aga ma ei usu, et see vist väga avalik oleks, et mina ei ole sellist nimekirja näinud, aga ma arvan, et mingisugune nimekiri võib-olla riigil on olemas küll, et kus need on kirjas. Et seal ongi nagu see, et teatud määra piirini on ju see kõik tööalane vaidlus. Samamoodi nagu mis tahes inimene, ütleme, ei saa oma punaste pühade eest lisatasu, siis ja tööandja ütleb, et ei saa, siis läheb töövaidluskomisjoni ja samamoodi on hästi suur osa nagu nendest välismaalastega seotud asjadest, samamoodi lihtne töövaidlus, ainult et enamasti on seal rohkem nagu neid nagu puudujääke või siis küsimusi, aga lihtsalt pluss veel võõrast keskkonnast tulnud inimene, kes ei tunneta meie seda seadust ja meie Eesti töösüsteeme, et ta ei teagi, kuhu pöörduda. Jah, ta ei tea, kuhu pöörduda, eks siis hästi suur osa ongi nagu selline on see probleem, aga lihtsalt osad näited on need ekstreemsemad, mis siis politsei üritab neid siis lõpuks siis saata ka asjana nagu kohtusse, kus siis nagu kohus nagu langetaks mingi otsuse ja nüüd see aasta peakski üks algama ka kus olid ka minu teada just ühe nagu kaugema riigi kodanikud olid siis, keda siis ekspluateeriti, jah. Aga räägi mulle natukene nendest õõvastavamatest juhtumitest, millega sa kokku puutusid. Et seal artiklis, need, kes lugenud ei ole, et avalikustame ka neile, et oli sul tegelikult mainitud, et vahel kasutatakse töötajate suhtes lausa vägivalda. No ongi see, et on olnud nagu juhtumeid, kus siis töötajaid on ähvardatud, kus neid ongi haiglasse on pekstud inimene, et nii pidi ka nagu, need on need juhtumid, mis on nagu teada ka siis inimesed on kaevanud. Ja siis selle pinnalt, et inimene on hakanud enda õigusi või enda palka küsima, on teda ähvardama hakatud või kust see tuli? Jah, no see ongi see kogu see nii-öelda, et ära nagu mine kitule, ära nüüd rikku head asja ära, et see ongi nagu hästi keeruline süsteem, kuhu on hästi keeruline ka nagu politseile ja riigile üldse nagu sisse piiluda, seepärast, et kui mõtlemegi reaalsele olukorrale, et sina oledki ju, ütleme, kuskil mingisuguses ettevõttes nii-öelda, sa oled mingis, selles mõttes sa oled nagu sundseisus, sa oled kuskil korteris, elad kommuuni korteris, sul on seal teised inimesed ka, kes samamoodi, nemad tahavad oma rahasi saada ja siis sina hakkad seal umbes, ütlema, et ma lähen nüüd politseisse, siis nemad blokeerivad sind, sellepärast, et äkki sinu pärast ei saa siis nemad palka ja siis sa ei taha nendega tülli minna ja siis samal ajal tööandja nagu ka ähvardab, et kui sa lähed, siis ei saa midagi ja see on nagu... Ehk siis on selline tugev vaimne manipulatsioon, millega see töötaja peab siis toime tulema või mitte tulema. Ja siuke majandusliku sundseisu ja et see on hästi individuaalne, sellepärast, et igal inimesel on enda taluvuspiirid, aga mida ma nagu seda lugu tehes nagu sain aru ja ma räägiti, ongi ka see, et igal inimesel on, et esiteks, et nendel töölistel üsna kõrged taluvuspiirid, ehk siis ongi nagu see, et sa eladki selles, ma ei tea, külma veega räämas korterist 10 ja hambad ristis nagu, ja see ei jõua mitte kuhugi selles mõttes, sellest, et see on lihtsalt üks osa sellest kõigist nendest muredest, mis sul on, et see on huvitav. Kui sa seda artiklit tegema hakkasid ja seda olukorda uurisid, on see situatsioon trööstitum, kui sa alguses oskasid ette kujutada? Jah, ma arvasin küll, et kuidagi, mingil põhjusel ikka mõtled, et kui sa käid ju nagu, ma ei tea, tänaval käid ja siis vaatad enda ümber, siis kõik on tsiviliseeritud, kõik on nagu ilus, kõik on korras, kõik on nagu hoitud, aga see oli jah nagu uskumatu, et kui mulle räägite nagu neid näiteid, et kuidas tõesti lihtsalt siis meie need samad inimesed, kes siin elavad, nemad siis, kuidas nad nende töölistega käituvad ja see on jah, see on tõesti, see oli hullem, kui ma arvasin, sest mina arvasin, et see taandub enamasti lihtsalt mingisugustele väikestele lahkhelidele, siis, mis on ikka inimeste ja tööandja vahel, või siis ongi see, et ma ei tea, tööandja käsib nagu
ma ei tea, riigipühadel töötada, kuigi inimene ei taha või mis iganes sellised asjad, aga tegelikult on see vaatepilt jah, palju hullem, et see oli mulle nagu negatiivne üllatus. Aga lahendusi sellel olukorral tõenäoliselt ei leidu, sellepärast et nii palju kui on inimesi, nii palju leitakse ka võimalusi. Jah, eks ta on keeruline, aga meie ülesanne, nagu kõigi inimeste ülesanne on see, et nagu seda märgata ja sellest teada anda, et nagu hästi lihtne ongi see, et ütleme, kui sa näed, et nagu, ma ei tea, su vastas ehitatakse mingisugust maja ja sa näed, et see üks poiss seal kaevab seda kraavi nagu kogu aeg ja nii hommiku vara kui õhtul hilja, siis sellest lihtsalt anda nagu teada, kas siis nagu infoliinile on ju. Ja siis las nad nagu kontrollivad ja lihtsalt vaatavad üle, et kas kõik on korras ja kui kõik on korras, siis on ju hästi, on ju. Et lihtsalt neid juhtumid ongi keeruline tuvastada, sellepärast et hästi tihti need inimesed on ise hästi vaprad ja ei tunne ennast ohvrina ja teiseks mitte keegi teine ka nagu, kõik pigistavad silma kinni, et see on nagu. Aga kas ja kust leiab see töötaja abi ja kaitset, et räägime siis lõpetuseks, et kus on see esmane koht, kuhu töötaja, kes saab aru, et teda kuidagi väärkoheldakse vaimselt, füüsiliselt, peaks pöörduma? No infoliin on kõige, mis on nagu 24/7, et mul see number praegu peas ei ole, aga sa saad panna kindlasti sinna juurde hiljem. Et infoliin on, kus sa saad lihtsalt infot, et kus nad ütlevad, et kas see asi on okei või see asi ei ole okei ja mida järgmiseks teha. Ja selles mõttes on inimesed olemas, kes aitavad. Kristjan, ma tänan sind selle intervjuu eest. Ja ma tänan ka teid, head vaatajad, tuletan veel meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning Spotify'st. Mina kohtun teiega taas, aga juba järgmisel reedel, ikka siinsamas Õhtulehe stuudios.